ülesanne ei palu joonis teha, aga ma teeksin raudselt 100%. Kohe joonis. Mingisugune terav nurk ja kolmnurk. Mis ta siis on? AB, AC. AB, AC. AC5. Hetkel siis ma mõtlen, et ma olen jälle mustandil. Mul jumala suva, kuidas ma vormistan. Ma tahan vastust kätte saada. Või siis õigemini, ma tahan lahenduskäiku kätte saada, et kuidas ma vastuseni saan. Pärast on puhtandil aega vormistada seda asja. Kuigi noh, aega ei ole. 6 ja 5, nii mida veel? Kolmnurga A, B, C, B. Kolmnurga A, B, C pindala on võrdne sellise ruudu pindalaga, mille küljeks on kolmnurga tipust C joonestatud kõrgus C, D, okei, siit tipust kõrgus siia. Okei, kõrgus, okei. See on siis see ruudu külg või? Oletatavasti. Et ruudu, oota mida? Kolmnurga A, B, C pindala on võrdne selle ruudu, okei. Ehk siis meil on kaks mingit kujundit. Kolmnurk ja ruud. Et need kaks ruudpindalat on võrdsed. Kolmnurk on meil näha, aga ruutu pole. Aga me teame, et ruudu külg on see kõrgus. Ega noh, ma võin ju panna siia kõik, ma ei tea. A ja siis kaks kujundit, mille pindalad on võrdsed. Nad ei hetkel väga võrdsed ei näe välja, aga no enam-vähem. Noh, siit, jah. Okei. Nii. Mida me tahame? Okei, küsitakse üldse mingit kolmandat asja. Seda nurka. Nurk B ja C. Öeldud on mingi üks asi, küsitakse, et kas homme sajab vihma või ei saja. No see on nüüd see koht, kus peab katsetama midagi. Kas me saame üldse midagi leida või? Meil ei ole see, meil on väga-väga vähe teada. Saab leida või? Ma ei tea, kuidas? Jah, aga vaata, meil on kogu see külg on 6, vaata. Seda pole teada. See oleks ülitore, kui oleks. Aga kurat. Ja noh. See on nagu vastik, sest et me tegelikult ei tea täpselt, mis selle kolmnurga kujuga on. Hetkel me ei saa mitte kuidagi välja arvutada seda külge siin. Sest me ei tea alfat. Muidu koostingusteoreemiga saaks, aga ei saa. Me ei tea mitte ühtegi nurka, nagu me teame väga vähe. Me ei tea mitte midagi. No okei, no siis peab mingi võrrandi koostama, mingi seose. No siin peab olema kasulik see. See peab olema kasulik. Ma olen täiesti veendunud, et see ei saa olla ilma asjata antud. Ning tavaliselt, kui räägitakse mingisugustest pindaladest ja asjadest, siis on hea mõelda niimoodi, et kuidas neid pindalasid arvutada. Kuidas me saaks selle kolmnurga pindala arvutada? Kuidas on kolmnurga pindala valem? Kuidas see kõlab? Ärge pange ennast sellesse piinlikusse olukorda, et ei tea kolmnurga pindala valemit. See kõige tüüpilisem. Ja hetkel siis, no ma kujutan ette, et
kasulik on võtta see sama kõrgus, millest ülesanne räägib. Hetkel siis alus on 6. 6 korda h jagatud 2-ga. Ning kuidas me arvutame selle ruudupindala? Ongi nii lihtne. Kuidas me ruudupindala arvutame? Jaa, h-ruudus. Ning ausalt öeldes sul oli õigus, me saame küll kõrgust välja arvutada. Et hetkel meil on tegemist sellise võrrandiga, kus ainukene täht on h. Ja väga-väga tihti sellised võrrandid on nagu lahendatavad. Ehk siis hetkel leiame h. Teeme natukene ta normaalselmale kujule. Hetkel ma siis korrutaksin kogu selle võrrandi 2-ga, et siin murust lahti saada. 6h võrdub siis 2h ruudud. Ning ma viin selle 6h siis nagu teen ta miinuseks, toon ta teisele poole. Oma mõttes, kuigi tegelikult viisin kirja panin selliselt, et viisin 2h ruutu just kui vasakule, aga tegelikult viisin selle 6h viisin teisele poole. Ning siin saab veel enne korrutasin 2-ga ja nüüd jagan 2-ga. Üks samm edasi ja üks samm tagasi. Eks ole ka efektiivsemaid lahendusviise. Aga siin on nüüd siis mitte täielik ruutvõrrand, et saab h võtta sulgud ette. Ning Robert, mis on üks lahend lähtuvalt sellest h-st siin? Täpselt nii. h1 võrra 0-ga. Mis on h2? Panin ühe siin. Mis asja? Täitsa haige, kuidas vahepeal nagu... Okei. Naljakas. Mis see teine lahend on? Seda on näha siin sulu sees. 3. Jaa. 3. Seega me saime praegu kõrguseks 2 varianti. 0 ilmselgelt ei sobi. Seda peab kirjutama siia. 3 sobib väga hästi. Ühikuks on meil detsimeetrid. 3 sobib väga hästi. Võib-olla 2 joone alla tõmbamine pole hea mõte, sest üldiselt 2 joont tõmmatakse nagu lõppvastusele alla. Aga väike asi. Nii. Kõrgus on 3, okei, see on juba tore ju. Okei, davai. Meil on kõrgus teada. Nüüd on ju... nüüd me saame juba päris palju asju leida. Aga kas me saame kohe selle nurga ka leida või? Kas nagu kohe saab vastuse kätte? Nüüd on küll, see täisnurkse kolmnurga asi on nagu täitsa tore. 2 külge on meil sellest täisnurksest kolmnurgas nüüd teada. 3 ja 5. Tegemist on selle kõige klassikalisema täisnurkse kolmnurgaga, kus tema küljed lähevad 3, 4 ja 5. Hetkel seda 4 me ei tea. Me ei tea, et see on siin 4, aga ta on. See on juba pähe kulunud. Aga tahetakse seda alfat, kust me ta saame? Ma polegi täna seda keppi katsunud. Nii, alfa, kus saame? Koossinus oli sinus. Ja kummaga? Mulle meeldib su mõte. Koossinusega. Ei. No oleneb, tähendab, kuidas sa koossinusega teeksid seda. Hetkel meil on teada see kõrgus, ehk siis vastaskaatet sellele nurgale alfa. Vastaskaatet läheb üle kolmnurga, vastaskaatet ja meil on teada selle hüpotenuus. Koossinus. Kuidas koossinusega nurka leida?
see on võimalik . oota , ma tegelikult ei tea . ma mõtlesin , ma just ütleb , mis vastab . koosinusega ma isiklikult kasutaksin koosinust siis , kui mul oleks see külg siin peal . sellepärast , et aa , ei oota , mida iganes , ma ütlen . ma sain nüüd aru . okei , mis ta siis , no okei , millest sa aru said ? sellest , et ma ei tea , et meil tegelikult ei ole vaata seda iPhone või seda . seda pole siin jah . ei nagu seda nurka . aa , seda nurka ei ole , jaa , seda küsitakse . kui meil oleks olemas , siis oleks ülesanne tehtud . jaa , nurka pole . aga meil on täisnurkseks kolmnurgas 2 külge teada . mis tähendab seda , et nurga leidmine ei ole eriti suur must kunst . ei tohiks olla vähemalt . jah , te räägite jumala õigetest ainetest , siinus , koosinus , tangendus , küsimus on , et missugune ja kuidas täpsemalt . kellelgi ikka tuleb meelde ? näiteks Ojametsal või Kristinil või Rasmusel või Martal või Robertil või siinusteoreem , jah see tundub nagu see loll selles suhtes . tegelikult ma nüüd ei saa aru , miks me seda koosinust ei saa kasutada ja siinust saame . väga hea , seda me kohe ka selgitame . oota , kust sa tead , et me siinust saame kasutada ? no sest , et kui ta pakub seda ja siis su vastus on juba nagu . sa juba saad aru ? siis nagu . kurat , ma olen liiga läbipaistev . okei okay. . saate minust kohe aru . jah , siinus on hetkel . seal , kus A on , seal on ühel pool pannud 90 kraadi , aga miks siis teisel pool ei saa , seal on ka just 90 kraadi . aa , ja , sest tegemist on sirgega jah , 90 , 90 , kokku 180 kraadi . jaa , siinusteoreem töötaks küll siin . täitsa hästi . aga kas seda alumist seda välja ka arvutada , see on 4 või ? jah , see külg , mis on 4, et kuidas seda välja arvutada . no jaa , Pythagorasega saab . jah , siis 5 ruudus miinus 3 ruudus . Pythagorasega me saaks seda 4 leida . ja siis oleks koosinusega väga lihtne leida seda alfat ka . aga miks me seda siis ei tea ? no sest , et me saaks kohe siinusega ka . seleta nüüd seda siinust . okei , issand jumal , kui sa nii väga tahad . mõlemat moodi võib ikka teha , eks ju . võib . mida võib , mõlemat . et sa võid minna seda pikka rada pidi , kus sa Pythagorasega arvutad kõigepealt selle ja siis koosinusega sa saad nurga kätte . aga mis vahe on siis siinusel ja koosinusel ? ma panen ta kirja siis nagu natukene nagu sõnadega või siis lühikeste sõnadega . nagu , näe , vaak jagatud . ei , pane ainult . okei , vahet ei ole . ma võin vastada ka , okei , ei , olgu . jäta vist nii nagu kuidas sul on . nii , ja siis on KK , okei , nüüd ma saan . mis asi on VK ja mis asi on KK ? ma arvasin , et V on vastav . see K on . Katet . aa , ma olen nagu õppinud lähis . aa , okei , siia võiks siis L panna onju , jaa , seega mul on hea L asi on. ka sellega , kuidas meeldib . Noh. kõigil on peas või ? ma ikkagi ütlen . noh . nii , siinus , koosinus ja tangens on ju . nii , mis sul on nagu vana hea LHV Lätis . saad aru või ? nagu vana hea LH , ei , F on ju vana , jah , vana , edasi on hea . okei okay. , ma näitan iPadiga nii , oota . vana , hea , siis on LH ja siis on V Lätis ja siis nagu see vaata , see on nagu siinus , okei . siinus , Jah. koosinus , tangens . vaata või , siinus , koosinus , tangens , siis nagu vana hea LHV Lätis . see on nii hea . sul on siis VH ja siis on LH või ? LH ja siis on V LHV pank noh . aa vastus , ja siis Lätis või ? jah . jah , okei . vana hea LHV Lätis . jah , kus sa selle said või kus sa ? ma ei tea , keegi rääkis seda . vana hea LHV Lätis .
olgu, kui see nüüd meelde ei jää, siis ma ei tea, mis. aga jah, vana hea jahve Lätis, jah, see on siis siinus. see on siis koosinus, see on siis tangens. jah, mälumängu teile, järgmine kord küsin. see on täiega hea nagu. no see on päris hea jah, see on kiire ja konkreetne jah, lihtsalt jah, vana hea LHV Lätis. küll tekivad mingid seosed ajus. pank ja Läti ja tore. okei, seega siinuse puhul meil on vaja teada seda vastaskaatetit ja hüpotenuusi. ehk siis siinus alfa on võrdne 3 jagatud 5-ga. ning see alfa tuleb siis kalkulaatori abil välja. sekund siinus 3/5. mina ei pane vastuskirja, sest teie ütlete mulle. see algab 3-ga. noh, see on nüüd kalkulaatori toksimine jälle. peast ei ütle keegi. kuna 6,9. jah, ma arvan, et ma usun, et kümnendikeni ümardamine on üldiselt okei. 36,9. ülesanne ei ütle meile, et kui kaugele me seda vastust ümardama peame, seega ma usun, et kümnendikeni on okei. see sobib ka, kui ma nagu teen selle nagu kraadideks, kraadid ja see kraadi siis miinusskaala. ma usun küll, jah. sest nagu mulle öeldi, et see on nagu veel täpsem siis selles suhtes mingil määral. jah, see on siis 36 kraadi ja 52 minutit, jah. jah, võib. ma olen lihtsalt selle koos minutiga veel harjunud tegema. jah, see on täitsa okei. aga ma arvan, et mõlemad on okeid. ma usun, et mõlemad on täitsa okeid. ma mäletan, viimane eksam, mis ma tegin, ma ümardasin kraade siis niimoodi. lihtsalt, kümnendikeni. ja mult ühtegi punkti sellepärast maha ei võetud. sest nagu ta on ka ju, ta on nagu, jah. kui ülesanne ütleb, et anna vastus minuti täpsusega, siis peab jah seda tegema. peab ümardama ta minutiteks. ma mäletan gümnas, mind tahaks ülisegadusse see asi nagu, miks on minut, miks? ümardame lihtsalt 10, tama asi. aga ei, peab ikka keeruliseks ajama selle asja. ja on mingi minutite süsteem ka välja mõeldud sinna. meeldib. ja siis on meil tehtud, see on 36